Kui meie eestlased vaatame oma väikese kodumaa kaarti, siis leiame sealt väga kentsakaid nimesid, nagu näiteks Julgamägi või Noksi oja või kas või Tapa ja Loobu ja nii edasi. Aga mina vaatasin täna kaardi pealt sellist kohta nagu Vainupea. Kuidas üks koht Eestimaal saab sellise nime? Vainupea. Ei jää muud üle, kui merevaatega koos kaema minna. Tere! Tervitus, Olavi! Mäletad mind veel? Miks ma ei mäletamist? Kes ma olen? Marko. Marko olen ja mida mäletan sind väga hästi. Ma võin sinu käest mitu asja küsida, et kas mäletad seda. Aga ega sa mind ju konservatooriumi päevadelt ei mäleta? Ei. Mina olin tudeng, siis sina olid kateedri juhataja. Jaa, väga Hopla! Ma tean, et sulle, Olavi, meeldib kala. Siin on sulle väike angerjas. Tohoh, vaat see oli üllatus. See on nii-öelda külakostiks. Sa tead, mis moodi sind internetis kirjeldatakse, Olavi, et sa oled professor, sa oled saksofonist, Eesti saksofoni mängijate koolkonna rajaja, ajaloolane ja kutseline kalur, kes on ise omale paadi ehitanud. Aga tead, miks mina üldse täna siia tulin? Miks tuli merevaade sinu juurde, Olavi? Lihtsalt, et vaadata natukene siin Haljala kandis ringi ja näha, mis koht see Vainupea selline on. Mida seal toimetatakse? No, meil on palju põnevaid külasid. Vainupea, Eismaa, Karepa, Toolse. Ja tegelikult vallas me moodustame kandi. Ja see on Karepa kant. Ja see on niisugune uuem ettevõtmine, kus külasid koondada kohalikku rahvast vähem, et koondada ka neid, kes on hiljuti tulnud, kas suvitama. Ja siin ongi kaks niisugust põhiprobleemi. Meil on, kuidas inimesed hakkaksid mõtlema meie, mitte et mina. Ja teine on see, millisena me tahame oma kanti näha täna ja millisena tahame oma kandi jätta tulevastele põlvkondadele. Aga asume teele ja uurime seda rannaäärt Vainupea kabelist kuni Toolse ordulinnuseni. Tervitus, meil on Marko. Tere, Maarja. Maarja. Kus me, Maarja, nüüd siis praegu viibime sinu? Meie viibime praegu Vainupea kabelis, Vainupea külas. Ma olen siis Vainupea külaseltsi üks asutajatest ja tänane aktiivne eestvedaja ja me oleme siis oma kogukonnaga siin kabelis alati ka kokku saamas, oma koosolekuid tegemas, siin toimuvad kontserdid, et meil on selline ainulaadne võimalus koguneda kirikus. Tavandiruum. Täpselt, et kui mujal tuleb inimesed kirikusse saada, siis meil on nagu kohustus tulla, et kui tahad kaasa rääkida, et hästi huvitav olukord. Minul on pillid kaasas, ma võin kohe alustada. No see sobiks väga hästi. See kabel on küll siin üks nagu sümbol, mida kõik nagu teavad, aga tegelikult selline kogukondlik tegevus on läbi aja olnud hästi nagu au sees, et eks inimesi on erinevaid alati, maitsed on erinevaid, mõni tahab rohkem panustada, mõni vähem, aga see küla ongi tegelikult nagu toiminud läbi selle, et tullakse ise kokku, tehakse asju ära. Et see on hästi huvitav ja mulle see nagu väga meeldib ka, et nii saabki nagu edasi minna, et see ajalugu on kõik huvitav ja tore, aga ikkagi mina vaatan hästi palju, et mis edasi see on. Liigume mööda rannajoont edasi ning põikame läbi meie rahva 20. sajandi parima naistehnikasportlase Luule Tulli koduhoovist. Luule Tull on Eesti meistriks tulnud lausa 42 korral. Oli suur au.
Edasi viis giid Olavi meid Eismaale. Vaatasime üle, kust võõras siinkandis ka peavarju leiaks. Kalaranna puhkemaja rannaäärne kompleks on mõnus paik pulmadeks või tööalasteks kohtumisteks. Aitäh pererahvale, kohv maitses hästi. Edasi põrutame kuulsasse Rutt ja Rannapere suvekohvikusse, kust külastajatele avaneb harukordne vaade sadadele luikedele. Nüüd me oleme jõudnud Olava mingisuguse kohviku terrassile, aga see ei ole päris tavaline kohvik. Sellist vaadet, ma ei tea, ma ei ole kunagi elus näinud. Äkitselt niimoodi üllatad mind. Siin on, ma pakun välja, siin on mingi 500 luike vähemalt. Ei ole ornitoloog, ei oska. Keset suve, jah. Miks peaksid luiged kõik siia kogunema? No, tähendab, meeldib see koht. Meeldib see koht. Ilmselt on toitu ja on turvaline ja... Kiirsöögi restoran neil siin. No ja... Meilgi. Ongi, aga see on nüüd, see koht on väga hea näide sellest, kuidas ettevõtlikud noorid naisterahvad kohalikud. Siin alustasid. Üks väike putka oli kõigepealt siin müüdi jäätist ja see koht on võitnud üha rohkem populaarsust. Ja nüüd toimuvad siin kontserdid. Rahvas käib siit palju läbi, puhatakse, vaadatakse, nauditakse luiki. Ja need luiged ei lähe siit enne sügist ära või? Terve suve on siin? Ja kui talvel on jäävaba, siis on osa luiki kindlasti on kohe siin. Ilusaid randu on siin peaaegu iga mõne kilomeetri tagant, aga miks see koht eriline on? Ja mis selle nimi on? See on kuulus Härgliiva laht ja see rand on saanud oma nimetuse nende suurte kivide järgi. Ja nüüd on see parempoolne selline kivi, see on siis saunakivi ja seal taga on selline katusekivi. Ja no vaat siin on nüüd väga hästi näha, tänavu ei ole seda vastikut lehka, aga kormoranid on võtnud selle oma tualetiks, jah. Lisaks kormoranide soolesisu kunstile armastab kunsti ka Karepa rahvamaja. Siit leiab huviline Valli Lemberpoo Katkina maale ja Elna Kaasiku Kobe lääne. Hoone, kus praegu nii rahvamaja kui ka raamatukogu tegutsevad, on hea näide sellest, kuidas Rannaküla elanikud juba ammustel aegadel kokku hoidsid. Ehitis on valminud 1938. aastal talgute korras Karepa külaelanike kätega. Richard Sagrits oli Eesti maalikunstnik ning siin Karepal elasid tema vanemad. Ja siin samas käisid puhkamas tema vanemate juures siis kuulsad Eesti kunstnikud Voldemar Mellik ja Nikolai Triik ning nemad veensidki noort Richardit, noort Sagritsat minema Pallase kunstikooli õppima, nii et võib-olla ilma Karepata ei teaks me täna Richard Sagritsast mitte midagi. Ja kui juba Richard Sagritsa vanemate juures suvitasid kuulsad kunstnikud, siis hiljem, kui Sagrits oli ise juba kunstnik, jätkasid igasugu kunstnikud, kirjanikud, heliloojad, näitlejad ja muu seda sorti udupeast rahvas siin suvitamist. Ja siin on käinud väga palju igasugu kuulsusi oma suvepäevi veetmas ja tänaseni toimuvad Richard Sagritsa ateljees, luuleõhtud, väikesed kontserdid ja nii edasi. Teekond viib meid edasi Toolsesse. Toolse ordulinnus on Eesti põhjapoolseim ja noorim keskaegne ordulinnus, mille valmimisaastaks on 1471 ja rajajaks ordumeister Johann Wolthus von Herset. Kivikants pidi kaitsma Toolse sadamat mereröövlite rüüsteretkede eest. Kui sulle meeldib meri, merevaade lesida liival või sulle meeldib kalu püüda, kalu süüa või sulle meeldib lihtsalt mõnus kogukond maal, siis tule Karepale, Karepa randa, kust me oma seekordse saatelõigu kokku võtame. Thank you.
Põhjarannikult hüppame nüüd lõunasse. Reporter Mari Tamm uurib, mida huvitavat võib näha Riias nii jõel, maal kui merel. Kui te tulete Riiga ja keegi ütleb, et saame Laima kella juures kokku, siis nad mõtlevad just seda sama kella, mis on siin minu selja taga. Kell on olnud kohtumispaik Riia elanike jaoks juba 1920-ndatest. Meie tulime täna Riiga kruiisile ja minu selja taga on siin vanalinn, mida ma alguses mõtlesin, et vaataks üle, aga vanalinn on nii palju nähtud igal pool. Meie uurime täna enne kruiisile minekut, mida muud Riias veel vaadata on. If you have an Estonian visiting, the first place you take her is the Milde, you call her? Yes, this is Milde, yes. So it's the Monument of Freedom. It's a monument of freedom, and it says for fatherland and freedom. And the interesting is, of course, how it survived during the Soviet time. So yes, because it wasn't taken down, right? No, it was established in 1934, and then it was Soviet period, and the interesting story is that Russians made with a new story that this girl is a mother Russia who's holding 3 Baltic states, Baltic Soviet republics, and only because of her the Baltic republics can be. So this was the miracle how this monument is still there. But what is she really holding? She's not She's holding 3 Latvian regions, Vidzeme, Latgale and Kurzeme, which is like historical regions of Latvia. Lätlased on väga uhked ka arhitektuuri üle, mis neil Riias on. Neil on väga suur Art Nouveau majadega piirkond. Need on sellised ilusad, aga funktsionaalsed. Andres, how many of those Art Nouveau buildings you have? If we look all around the city, it's more than 660 Art Nouveau buildings, and what makes it one of the biggest collections in the world. So many who study architecture, they come to see the samples of Riga also. Do you live in that kind of building? I don't have enough money to that. Those are expensive. Yes, this is expensive to have, especially here. This is Alberta Jela, which is most famous Art Nouveau street. It is really expensive to buy apartment here, so sometimes it's €500,000. Meie järgmine peatuspunkt on Riia turg, kus kõik lõhnab ülihästi, aga meie neid värskeid asju siin ei maitse. Me läheme hoopis kõige uuemasse ossa, mis on gastroturg. Seal peaks olema sellised gurmee kiirtoidukohad. Ja kui Andrise naine ja laps kuulsid, et me siia tuleme, siis nad ütlesid, meie tuleme ka, sest me ei ole ka veel proovinud. Nii et vaatame selle uue koha üle. This is like becoming very famous place to come just for food. You can find any type of food here. So you know how many places there are in this gastro market? Oh, in the gastro market, I don't. Over 20, I think. Over 20 should be, yeah. Yeah, okay. So is there a Latvian thing? No, it's internet. It's very mixed. So you can find. I think you can find the food from every kitchen something. Kuigi siin on keskpäev, võiks olla nagu lõunaaeg, siis ega lauad ei ole täiesti puupüsti täis. Ja siin on kanatiivad. Natukene meenutab nagu meie Balti jaama turult oleks šnitti võetud, et ka sellised väiksed kiirtoidukutkad. Võib-olla lätlased käisid Tallinnas. Minul on siis kartulid juustuga, võib öelda lihtsalt. What are you guys having? I got Latvian pork ribs with avocado. So how do you say head isu? Bon appetit. Labu appetit. Labu? Labu appetit. Appetit. Labu appetit. Me ei ole küll veel Taugava peal, see on tehislik kanal, aga siin on väga popp sõita selliste väikeste paatidega ja sellel on selline eriline lugu. Andres, why is this boat special? Oh, this was the first boat who started to sail here in the Riga Channel when it was open for sailing. And a guy who was very crazy about this, he found in Sweden this boat, and this boat belonged to the ABBA producer. So the ABBA been having fun on this boat some time ago in Sweden, and later by the ship it was delivered to here. Selle sama paadiga, kus on ka siis ABBA sõitnud,
läheme me Daugavani välja ja seal astume siis juba Tallinki laeva Isabelle pardale, et teha kaasa kruiis Riiast Stockholmi. Dear passengers, good evening. Labakar, this is your captain speaking. Welcome on board Tallink passenger ferry Isabelle en route from Riga to Stockholm. On behalf of the crew, I wish you a pleasant voyage. Kui palju täna üldse rahvast peal on? Oli 1100 seal. Ennaka oli nõnda pärast viimased andmed ma vaadanud. 1200 kas tuli ära, 1100 on kindlasti. Kes on sinna kolmapäeva õhtune reisija siit? Praegu on liinireisijad palju. Kes on liinireisija tähendab? See, kes sõidab ühte otsa. Kas sõidab ametisse sinnapoole või tuleb tagasi. Et ta ei kruisi meiega nii edasi-tagasi, vaid ta teeb seal ühe liini. Nii et lätlased lähevad Rootsi? Mitte ainult. Meil on siin ka leedukad palju, kes lähevad Norrasse. Ja nad lähevad tööle sinna? Ametisse, jah. Aga neid lustireisijaid on ka ikka või, kes tulevadki Stockholmi tagasi karooket laulda natuke? Ja neid tuleb üha rohkem juurde, sest rahvas saab aru, et tegelikult on päris vahva ja mõnus. Päriselt ka. Millised lätlased on üldse? Tantsu löövad või soomlased laulavad karooket? Kuidas sellega on? Ma ei ole neid nii väga laulmas näinud, aga nende lätlase temperament saab rahul olla. Ta on temperamentsem kui eestlane, selgelt. Ta oskab pidu nagu panna. Mul on siin 3 eurot, mille eest ma loodan saada midagi eriti head täna õhtul ja ma teen siis kaasa selliste lätlaste kombe, sest tuleb välja, et lätlaste jaoks on loterii kruiisilaeval kõige populaarsem asi üldse ja ma proovin siis neile ära teha. Hello! Hello! My name is Mari. Elina. Elina, nice to meet you. Carlos. Very nice to meet you. So I'm gonna buy one, yes? The lucky one. That's the one? Elina takes it all! Yes, thank you. So, Carlis, how long have you been doing this thing? 1.5 years. 1.5 years? And you, Elina? 13. 13? Yes. But that's how long the cruise has been going, no? Yes, from 2006. So, from the very first day? From the very first trip. So we found the one who has been on the ship or in the cruise the longest. Ages. So what has changed the most? My age. I'm getting older. Yeah. But still happy. But still happy. See laev iseenesest on 30 aastat vana peaaegu. Ja, see laev saab põhimõtteliselt 15 juuni 30 aastaseks ja ta tegelikult ta ju osteti Viking Line'ilt 2013. aastal, eks see on Viking Line'i Isabella oli varem ja nüüd põhimõtteliselt ongi nii, et Isabelle ja Tallink on mõlemad sel aastal 30 aastased, nii et selline Tallinki 30 aastane laev ja Tallink 30 selline kokku satub sel aastal. Yes, ladies and gentlemen, welcome to the Grand Starlight Palace show is the name of this wonderful show bar. Now it's gonna be the lottery time. So if you have the correct color and the correct number, then of course you can come to the stage, hit your 15 seconds of fame and choose a prize. How many times have you been here? 6 or 7. Okay, so you're from Latvia? Yes, from Latvia. Where are you going? Just cruising or? Yeah, because my grandma have 85 years yesterday. Oh, congratulations! Is it popular among Latvians to go on this cruise? Yes, because it's a party all night. Then you can sober up in the morning if it's actual for you. You can walk around Sweden and Stockholm. No ma jään nüüd lihtsalt siis sellele lootma, et kellel ei vea kaardimängus, sellel pidi vedama armastuses. Ja lätlased on igati lõbus rahvas, oskavad puusa keerutada küll, nii et äkki saan täna minagi tantsule. Ja hommikul oleme siis juba Stockholmis. Kui Riias sõidab mööda kanaleid ja mööda Daugavat laevuke, mis on vedanud ansambli APA liikmeid, siis ega meie eestlased ka ikkagi lõunanaabritele eriliste veesõidukite osas alla ei jää. Vaadake ise. Miks minna ringiga, kui saab minna otse?
Just nii mõtles Kavastu küla mõisnik 120 aastat tagasi ja pani üle Emajõe käima parve. Kavastu parv on legendaarne. Sellega veeti rahvast ja kaupa ühelt kaldalt teisele pea terve sajandi, aga 80-ndatel jäi asi soiku. Õnneks saabus 15 aastat hiljem päev, mil Luunja valla mehed tõid hoorata jõepõhjast välja ja panid parve jälle tööle. Kadunud Tiit Veeber oli selle asja eestvõtja, tal oli siis meierei seal veel praegu selles majas ja meiereis oli piima tuua, aga 20 kilomeetrit tingligu siit sõita läbi Luunja ja siis ta mõtles ka selle peale, et ta tegigi ta sellise niivõrd massiivse, et siia üks korralik piimaauto nagu peale mahus. Ja esimene sõit suurem oli tal 15 mai 99, kui oli siin Tartumaa rattaretk ja siin oli üle 1000 jalgratturi selles pargis seal. Ja siis parvemees vedas nad kõik üle. Mul on meeles, et ta umbes 20 korda pidi seda tööd tegema. Muidu abilisi oli ka nagu praegu, aga jah, 20 korda umbes väntas ta. No aga kes siis siin sõidavad täna? Täna sõidavad turistid. Ei saa öelda, et kõik, aga kas sinna Palmakosse, sellesse puidumaja tehasesse käivad inimesed tööle siit poolt küljest. Ja mis siuke show maksab? Küsisin praegu 5 euri. Aga meil on siin ka, kui sa üksipäini tuled, on kahjulik. Sest ta viib sind paadiga. Vaat kus nii. Sest ta viib sind paadiga. Ja see on ka 5 euri. Ja see vanasti oli ilma rahata, praegu ma ei tea. Ülesõit käib nagu niuhti. 5 minutit ja oleme kohal. Kuna mina tulin pigem turistina lõbusõitu tegema, stardime kohe tagasi ka. Aga sel korral saab parvemees väntamise asemel teha väikese jutustamispausi. Valdek, kui tihti selliseid huvitavaid vanaaegseid autosid siia parve peale sul satub? Arva, aga mõni ikka tuleb. Milline on kõige kummalisem sõiduk, mida sa siia peale oled lasnud? No see on see lamav jalgratas. Lamav jalgratas? See oli mingi välismaalane siis? Ja see oli sveitslane. Kas see ära ei väsita? Väsitab küll, aga vaata, meil on need boonused. Need siuksed boonused meil on. See aitab kohe. 5-eurone boonus, jah? Ja, aga me oleme 4 korda sõitnud, need 4 korda 5. 20 kulli. See on päris korralik boonus. Aga mitu autot siia tohib üldse peale tulla? 2? 2 kõrvuti. 2 kõrvuti, jah. 17 mootoratest on peale läinud. 17 mootoratest? Siin oli mingi üritus. Muul ajal siis, kui inimesi ei ole, siis sa oled seal selles putkas? Ja meil on see labida kuur on see. Labida kuur, jah. 70 korda, 70. Ja kui nüüd teisele poole ilmub inimene, siis sa hüüad siit või mis? No tema hüüab. Või helistab. Ja nii ta ongi. Sõit kiire nagu silmapilk ja olemegi tagasi teisel kaldal. Kavastu parvemees Valdek hakkab ootama järgmisi kliente. Merevaade on nüüd seegelnud nii meredel kui jõgedel kui järvedel. Oleme olnud väga erinevate aluste peal, nii kruiisilaeval kui parvel ja järgmises saates läheme taaskord väga huvitavatele alustele. Nii sellistele, mis on varustatud tipptasemel tehnoloogiaga, kui ka väga-väga lihtsale kalapaadile. Nägemiseni!